Tere! Kõigepealt mina olen siis Piia Vetik-Leemet, tulen siis siit samast 4. korruselt ettevõtluse õppetoolist. Ja vabandan juba ette, et juhul kui mul hääl on natukene kähe või vahepeal tuleb väike köhatus, siis mind on natukene kevadtuled mulle liiga teinud. Hästi lühidalt ka endast, et kui siin varemalt räägiti inseneride puudusest, siis mina olen esimese sellise õppetaseme pealt siis omandanud veemajanduse kraadi ja minust pidi ka saama insener. Aga minust ei saanud inseneri. Ma lihtsalt leidsin sealt samast inseneriõppest endale teise valdkonna, mis tegelikult kokkuvõttes on saanud siis läbivaks kogu mu ülejäänud elus. Selleks oli majandus ja hiljem siis ettevõtlus. Kui me vaatame seda, kuidas Euroopast nähakse Eestit, siis meil on selline tore uuring, mis siis jälgib Euroopa riike ja see on siis State of European Tech ja tema 2023. aasta raport nentis Estonia remains a startup heaven. Seega, Euroopa kontekstis on Eesti kõige kõrgema rahastatud iduettevõtete arvu ja kõige enam ükssarvikutega riik, kus need ükssarvikut ja neid rahastusi on kõige rohkem ühe inimese kohta. Eesti on väike riik ja me peaksime olema enda üle uhked, sest tegelikult oleme me saavutanud väga palju. Nüüd tegelikult tekib ka küsimus sellega, et kuidas me saaksime seda taset hoida. Ja järgneva ma vaataksingi lühidalt, et mis üldsegi siin Eestis meid nii-öelda edulainel hoiab. Me ei saa üle ega ümber, meil on väga head tehnoloogilised teadmised ja seda tehnoloogiaga arengut peab nagu edasi kandma, edasi minema ja tsiteerides varasemaid esinejaid, siis jah, informaatika ja selline tehnoloogiline pool on väga oluline. Meil on ka väga hea selline ettevõtluse keskkond. Meil on võimalik saada siis esmast sellist tasuta nõustamist, on see siis Startup Estonia või on see üleüldse mingisugune siis kohalik ärinõuandla. Meil on võimalik taotleda erinevaid toetusi selleks, et üldse ka oma ettevõtlega alustada. Ja meil on hästi toetav iduettevõtluse ökosüsteem. Ettevõtluse õppe poolest on asi arenemas, aga alati võiks paremini. Et meil on esmased sellised valikud võimalik teha ka põhikoolist, tavaliselt nad käivad kusagil ka siis ettevõtluskülas või siis kuskil mujal või teevad loovtöö raames mingisuguse sellise projekti, mis on siis natukene ettevõtlusega seotud. Kui küsida üliõpilastelt tavaliselt esimese kursuse omadelt, et tõstke käed, kui paljud teist on läbinud mingisuguse ka see gümnaasiumis ettevõtlusõppe või siis on teinud ise seda õpilasfirmat, siis tegelikult keskmine vastus on umbes 100 tudengi kohta 10. Ehk umbes 10, võib-olla natukene rohkem protsenti. Seega tegelikult peaks mõtlema, et kuidas see sama teadlikkus meie päris hästi arenenud ja veel arenemasse ettevõtlusõppest nagu jõuaks sihtgrupini. Meil on ka ettevõtlik ühiskond. Eesti ühiskond võib ütelda, toetab ettevõtlust. Ettevõtlus on see midagi sellist, mida soositakse ja ettevõtjasse suhtutakse üldjoondes hästi. Meid tegelikult viib ka edus edasi see, et meil on ettevõtlik ja siis innovatsioonile suunatud mõtteviis. Me tegelikult näeme erinevaid viise, me näeme erinevaid vajadusi ja me püüame neid asju nagu viia ellu. Ja kindlasti ka rahvusvaheline koostöö, sest me ei saa ilma meie naabriteta, me ei saa ilma maailmata. Eesti on väikene, umbes 1,3 miljonit inimest, seega väga paljud ettevõtted peavad kohe alguses mõtlema sellele, kuidas minna laia maailma ja kuidas oleks neid kõige parem teenida. Kui me vaatame ülikooli kontekstis, et mida me siis teeme, et kõigepealt alustame kas või sellest, et meil on Tartu Ülikooli teaduskool ja teaduskool pakub ühte sellist programmi, milleks on ettevõtlusõpetus. Seega on gümnaasiumi taseme õpilastel võimalik siis teaduskooli kaudu saada siis esimene ettevõtlusõpe. Kui me vaatame, mida meie siin ettevõtluse õppetoolis teeme, siis me alustame tegelikult esmakursuslastega, on see siis bakalaureuse tasemelt, aga on ka
juhtunud näiteks nendesse ettevõtluse aluste või sotsiaalse ettevõtluse alustesse õpilasi või õigemini üliõpilasi, kes tegelikult saavad oma elu esimest ettevõtluskursust. Sellised ettevõtluskursused on siis seotud läbi siis bakalaureuse kraadi, sul on võimalik magistriõppes ettevõtluskursusi võtta ja ka doktorantuuris. Hiljuti töötasin just Startup Estonia Tiilumi selle andmebaasiga ja väga hea oli näha näiteks ühte enda kaasdoktoranti, kes siis on jõudnud nii kaugele, et see ettevõtluse ainest välja kasvanud idee on jõudnud esimese rahastuseni. Ja lõpetuseks võiks ka ütelda seda, et meil on ettevõtluse innovatsioonikeskus, kus kõik doktorandid ja töötajad tegelikult saavad minna ja siis oma ideed seal edasi arendada, et hästi toetatud. Ja kui me mõtleme, kuidas meil see ettevõtlusõpe on nagu üles ehitatud, siis kõigepealt on selline protsessipõhine lähenemine. Ettevõtlusprotsess algab sellest, kui sul tekib esimest korda mingisugune idee või ideed ja kuidas sa tegelikult selle ideed suunad ja sellest võib-olla ka mitmest ideest valid välja selle kõige tõenäolisema. Ja ettevõtlusprotsessi puhul on 5 põhilist etappi ja meie püüame siis oma õppega jõuda heal juhul keskmiseni. See on siis nii-öelda prototüübi loomiseni. Aga see juba ei ole enam kindel. Aga me teeme tavaliselt seda, et olenevalt siis tasemest nad koostavad kas siis ärimudeli või siis äriplaani. Praktiliste tegevustena tooksin välja lisaks sellele, et nad seda esimest ärimudelit või plaani teevad, ka selle, et igas selle semestri lõpus on ettevõtluse kursustel osalenud üliõpilastele korraldatud tudengite mõõduvõtt. Ja sealt tuleb juba oma ideed, millega nad on tegelikult semestri jooksul vaeva näinud, ette kanda juba ettevõtjatest ja ettevõtluse ökosüsteemi liikmetest koosneva komisjoni eest. Et nad saavad tagasiside, et mis nad tegelikult on teinud ja nad saavad tagasiside sellele kui nii-öelda päris projektile. Kindlasti on väga suur kasu ka sellest, et me kaasame praktikuid rääkima, et nad tulevad, tutvustavad, mida nad peavad üldsegi tegema selleks, et olla ettevõtja, mida tähendab üldsegi startup. Kui palju sinna tööd läheb, mis on need põhilised ohukohad, mida peab mõtlema ja kuidas tegelikult see võib-olla kõrvaltvaataja jaoks roosiline elu ettevõtlusmaailmas üldse välja näeb. Ja võib-olla viimasena tooks välja ka sellist testimisvõimalust, et me lõime 2023 aasta alguses ettevõtluse eelinkubatsiooni, see on siis nüüd pigem selline õppeaine, võib-olla ka natuke programm, kus siis need samad ideed, mis on ettevõtlusainetest välja kasvanud, saavad tulla soovi korral oma meeskonnaga ja siis hästi praktiliste seminaride kaudu arendada oma äriideed edasi. Neil oligi just täpselt eile selline mentorsessioon, kus siis oli kohal 4 erinevat sellist ettevõtjat ja üks neist isegi jagas väga lahkesti oma investori poolset vaadet selle samale ideele. Aga ettevõtlik tulevik, et kuidas? Kui me mõtleme sellele, siis kõigepealt on vaja teha ettevõtlusõppe kättesaadavamaks varasemalt. Et siis, kui ma uuesti küsin oma tavalist küsimust, mida ma küsin iga kursuse alguses, oleks neid tõstetud käsi rohkem, oleks ka selline valmidus sellega tegeleda palju suurem. Ja ka seda, et nad saavad aru, et lisaks sellisele tavalisele tööle minekule on nende selliseks võimaluseks ka töökoha loomine, kas siis iseendale või siis ka teistele inimestele. Ettevõtlusõppes peaks tegelikult ka vaatama hästi palju seda, et mis on need kõrvalpakkumised, et need samad ettevõtlusküla, need programmid, et ka võib-olla seda kuidagi toetada, sest et olgem ausad, need on päris kallid, aga ka tavalist rahatarkust, sest see rahatarkuse osa tuleb meil välja hiljem. Et rahatarkusega on meil sellist arenguruumi küll. Meeskonnatöö ja avaliku esinemise toetamine. Et kui me mõtleme seda, mis toimus meil võib-olla lasteaias, kus me pidime kõik mängima koos, kõik jagama, siis me läksime kooli. Ja koolis sa pidid olema iseenda eest, sest hinnati ainult seda, mida sina suutsid teha. Tegid üksinda kontrolltööd, tegid üksinda mingisugust tunnikontrolli, käisid üksinda ettekannet tegemas.
Õnneks nüüd see asi tasapisi paraneb ja siis need põhikooli viimastes klassides hakatakse rohkem tegema meeskonnatöid, aga ka kui vaadata seda, mida nagu näed õppejõu vaates, siis võib-olla see, et kuidas sa seda meeskonda lood ja ka seda, kuidas sa meeskonna sees koostööd teed, see vajab veel parandamist. Sest meeskond on üks põhilisi asju, mida siis hiljem ettevõtluskontekstis tegelikult investor hindab. Kuidas meeskond toimib, kellest koosneb ja kas on kindlus, et see sama meeskond viib selle idee täide. Kindlasti on vaja kaasata rohkem nii ettevõtjaid kui ettevõtlusökosüsteemi erinevaid osapooli koostöösse, et meie tegelikult tublisid järeltulijaid natuke rohkem motiveerida, et nad teaksid seda, kes see ettevõtja on, mis ta teeb ja et nende samade asjade tegemine on neile täiesti jõukohane. Ja me ei saa üle ega ümber sellest, et tulevik on tehnoloogiline ehk informaatika on oluline ja tegelikult on ka kõik need muud toetavad õppeained, mida sa seal põhikoolis või gümnaasiumis õpid, hästi vajalikud ka sinu sellises tulevases elus, et on olemas teadmised, millal sa oma vundamendist edasi selle maja laod. Mis on siis need samad tulevikuoskused ettevõtluses? Mida peaks tegelikult põhikooli astmes vaatama? Üks on loovus. Loovus on oluline. Loovus on tegelikult viinud sinnani, et me saame selliseid murrangulisi innovaatilisi lahendusi. Aga loovusel peab olema ka selline natukene sellist piiri peal, et see sama loovus tähendaks seda, et sa suudad selle sama asja, mille sa selle ideena välja mõtlesid, ka ellu viia. Et kuidas sa seda võib-olla täiesti kastist välja ideed reaalsuses tegelikult ellu viid. Sai natuke räägitud ka sellest, et meeskonna moodustamine on oluline. Just seda, et sa ei vaata seda, et siin on mu sõbrad, siin on mu kursakaaslased, teeme koos. Kui sa lähed ettevõtlusalasesse projekti, siis sa pead arvestama, et sul on vaja erinevaid osapooli, erinevaid inimesi, erinevate oskuste, kogemustega ja teadmistega. Sest päris keeruline on teha näiteks mingisugust rakendust siis, kui sul on 3 täiesti sotsiaalse valdkonna üliõpilast meeskonnas ja mitte keegi neist ei tea mitte midagi ei programmeerimisest ega ka informaatikast üldiselt. Meeskonnatöö jaotuse puhul on ka hästi selline oluline seda asja harjutada läbivalt kogu selle kooliaja jooksul. Me teeme koos, me vastutame koos, me anname neid samu tulemusi, minu panus sinna meeskonnatöösse tegelikult loeb. Ja ka seda, et kuidas neid samu töökoormusi ja neid asju jaotada. Meil kõigil on hästi palju kohustusi. Aga kuidas sa seda asja teed niimoodi, et meeskonnatöö sellest ei kannataks? Ja rõhutan veel kord rahatarkus. Et rahatarkus just selles mõttes, et kui me jõuame tavaliselt ettevõtluskursustes sellise äriplaani või ärimudeli finantsosani, siis tegelikult ei osata näha neid tulevaid kulusid ega ka seda, et need samad kulud, mitte küll täies ulatuses päris alguses, peab tegelikult see sama tegevus tagasi tooma. Rahatarkuse puhul on väga hea nentida, et tehakse esimesi muidugi eraalgatuslikke neid lähenemisi sellele, et juba laste ja sellises tasemesse sama rahatarkus sisse viia, aga see peaks olema ka natukene rohkem seotud ka põhikooli selliste õppeprogrammide või nende asjadega. Et inimesed teaksid, mis asi on eelarve, kui palju neil raha on ja mida nad selle eest tegema peaksid. Ja nagu ma juba varasemalt ütlesin ja ka eelnevad ettekandjad rõhutasid, siis loodus- ja tehnoloogiaalased teadmised. Need on hästi olulised. Matemaatika on kõige alus, bioloogia, keemia, füüsika. See on kõik selleks, et tulevikus nagu ehitada mingisugune selline struktuur enda nende teadmistele ja oskustele. Ja informaatika. Ma loodan, et informaatika varsti areneb nii kaugele, et see ei ole enam ainult Exceli tabelite koostamise oskus või siis ka kuidas vormistada loovtööd alates 6. klassist. IT-pädevus selles laiemas mõttes, kuna sellest oleme varasemalt räägitud, siis me siia pikalt ei puutu, aga ettevõtlik mõtteviis. Ja siin on juba mõeldud ka seda, et sul on palju ideid, maailmas on miljardid ideid,
aga väga vähesed neist viiakse ellu. Ja selle elluviimise taga ei ole alati see, et see asi on nagu testitud ja see on ebaõnnestunud, vaid selle taga võib olla hoopis see, et inimesel pole piisavalt püsivust või inimesel pole ka piisavalt motivatsiooni, et see sama idee, mis võib olla tõesti väga hea ja murranguline, lihtsalt viia ellu, näha sellega vaeva, teha tööd. Ja võib-olla viimasena julgus, avatus uutele kogemustele. Olgem ausad, meil kõigil on veidikene puudus sellisest julgusest. Kas see siis julguse puudus tuleb välja selles, et sa lihtsalt ei julge näiteks võtta kontakti uute inimestega või uute selliste võimalustega, sa ei julge küsida või ka seda, et sa ei julge lihtsalt öelda välja seda, mis asi sul seal tegelikult mõtetes liigub ja kuidas siis tegelikult sa saaksid seda asja või seda asja edasi arendada. Ja ka uued kogemused. Olgem ausad, siis sama ettevõtluse õpe ongi üks uus kogemus. Sa peadki siis sealt vaatama, et mis asi sealt siis kokkuvõttes välja koorub. Ja võib-olla on see midagi sellist, mida peaks tänasel päeval kohe ära nagu tegema. Aga see on siis minu poolt lühidalt kõik. Aitäh, Piia! Tahaks kohe küsida, et nii vähe inimesi tegelevad siis nagu gümnaasiumis siis näiteks õpilasfirmadega, et mille taha siis täpsemalt teab, et meil nii vähe noori ettevõtlusest huvitavad. See on väga prestiižne teema tunduks ju. Ja, kui me vaatame seda, et kuidas Eesti tegelikult Euroopa kontekstis ja maailma kontekstis silma jääb, siis on tõesti hämmastav see, et tudengid, kelle käest küsida, et kas sa oled varasemalt midagi kokku puutunud, on tegelikult väga vähe. Siin on võib-olla ka teema selles, et ettevõtlus on üks valikutest paljudest. Ja kui me mõtleme selles mõttes, et kui inimene nagu on see põhikooliastmes, siis sellist ettevõtluse õpet ei pandagi sinna sisse. Ainuke võimalus on see, et tavaliselt, et sa teed loovtöö, kogud mingit raha või siis lood mingisuguse suvekohviku. No ja ma saan, kas võib olla see mure, et äkki gümnaasiumi õpilase või põhikooli õpilase mõtlevad, et äkki et mul ei ole head ideed tegelikult, sest ettevõtluses tegelikult, et kui mul ei ole midagi, mida nii-öelda müüa, siis milleks ma seda üldse teen, eks ju? Et võib-olla siis tulevad nagu hiljem tagasi äkki meile. Mina pigem ütleks seda, et ideid on palju ja ideed võivad olla alguses selline, et valutame maailma. Pigem on see, et minu viimase punkti juurde tulles, et see sama julgus algatada, küsida, leida kaaslasi või ka seda, et me natukene on jäänud sellist eelmise võib-olla nagu ajastu sellist asja, et me ei julge, me kardame öelda valesid vastuseid. Ettevõtluses, kui see just ei puuduta mingit maksude või eelarvega asju, siis väga palju valesid asju ei saagi olla. Sa lood asja, sa küsid tagasisidet ja sa tegelikult arendad seda asja, on see siis toode või teenus, lõputult edasi. Aga lihtsalt tegelikult peab selle kuidagi sellest ideest saama selle tegevuse või ettevõtluse. Ja, kõigepealt on vaja see idee ja siis tuleb natukene tõugata seda, et tegelikult vaadake, see on võimalik. Ja natukene rohkem tegelikult on neid, et 2022 avaldasime siis koostöös erinevate ettevõtluse õppetoolide, nende õppejõudude ja teadlastega ühe artikli ja siis me tegime pikema aja selle ülevaate ja 42% õnneks oli neid, kes tegelikult nägid, et ettevõtlus on üks võimalus. Et tahaks, et seda ettevõtlust kui võimalust kaaluksid palju rohkemad üliõpilased. Ja selleks on vaja alguses teha ikkagi see laduda vundament. Nii et kui tulevad üliõpilased õppima ettevõtlust ülikoolis, siis nendel tavaliselt on juba mingi aimdus olemas, mida nad võiksid teha või nad lihtsalt tulevadki, et kui tulevikus kunagi on ettevõtlus vaja, siis ma tean, kuidas seda teha. Huvi on erinev, sellepärast, et osadel on näiteks ettevõtluse aluselt üldsegi kohustuslik aine ja osad on sellised, kes tulevad magistritaseme viimasel aastal ja ütlevad, et tegelikult tahaks teada. Ma ei ole seda üldsegi varasemalt õppinud, ma ei tea, mis see on ja tundub keeruline. Et aga samas jällegi, kui sa teed selle asjana, kas või selle ärimudelina kirjutad asja lahti, siis tegelikult on see asi lihtne ja selge. Siis on ju kõik hästi. Ja tulebki ainult kõigile õpetada nii sotsiaalvaldkonna inimestele kui ka nendele informaatikutele, matemaatikutele, bioloogidele, füüsikutele ja edasi. Mulle meeldivad alati informaatikute mõtted. No nendel on alati head mõtted. Nii, aga suur aitäh sulle!